fresh squeeze, tangerine dreams, I'm sliding. Stocks up, dashboard digital, I'm gliding. Organic plates, salmon over quinoa. Keep it authentic, everything you see raw. In the morning with the stretch, I be counting blessings. $250,000 on the dresser, no more stressing. Matcha in my cup, and I don't do no capping. I talk health and wealth and moves that make it happen. Vintage Gucci apron, flipping duck confit. She texted me a poem, she said my aura calm just like the sea. Big body, back flipping in the sauna. Chef with the wrist, I make souffle out in Tijuana. Loops cracked like ceramic soul in the sample. Investing in land while they fighting for a Lambo. Got the savings and the flavor. I turn my life into a banger. Lemon pepper drizzle on the heirloom fish. Talking stocks while I plate up this elegant dish. Alkaline water in a cut crystal glass. Made a meal off of vibes and a little bit of glass. They worry about cloud while I was stacking the funds. Nii, seekord siis natukene teistsugune video. Auto on juba tuttav, meil kasutuses olev BMW 330e. Lihtsalt siuke kokkuvõttev video, et kuna siin aasta aega on juba möödas, auto on sõidetud circa 35 000 kilti, et üldiselt mis muljed on, et mis on siuksed asjad, mis meeldivad, mis võib-olla nii väga ei meeldi või mis on siuksed huvitavad eripärad, et lihtsalt siukseks nii-öelda kokkuvõtteks, et kuidas aasta möödunud on. Et ütlen kohe ette ära, et see video siis mingit siukest salongi tutvustust ega siukest meie tavalist auto tutvustust ei tule, et seda näeb siis meie selle BMW 330e originaalvideost. Aga alustuseks üks asi, mis väga-väga on hakanud meeldima, millest on isegi natuke keeruline lahti saada osade autodega või ümber harjuda, on see, et praegu võtid käes ei ole, võti on lihtsalt taskus, kõnnid autole lähemale ja auto uksed lähevad ise lahti. Samuti on siis siin ka siuke väikene ovaal, kuhu näiteks saad enda kella, telefoni või siis endale näiteks BMW selle digitaalse nii-öelda kaardi, paned siia vastu, siis samamoodi teeb uksed lahti ja saad uuesti ka uksed lukku panna. Et siis on lihtsalt see, et pärast pead selle kaardi, telefoni või ebamugavamal moel kella panema sinna keskele, kus on muidu juhtmevabalaadi, et seal on nii-öelda kiip, millega ta tuvastab ära, et jah, see inimene reaalselt omab seda võtit ja nüüd võib auto tööle panna. Et üldiselt disain mulle väga siiamaani meeldib, siuke mõnus, sportlik, aga samas M3 ta päris ei ole. Et eelmine omanik on siia pannud ka selle väikse spoileri, taha siis siukse väikse laiendi, küljelaiendid ja tegelikult oli ka ees oli splitter. Selle ma sõisin puruks, ütlen päris ausalt. Õnneks oli siuke ainult 80 €, et kui väga vaja, siis saab uuesti tagasi panna. Ja sellel autol on siis ka muudetud eesvedrud, ehk siis need on pandud natukene madalamad. Sõit minu arust ja üsna sama, aga lihtsalt mulle ei meeldinud, et see nina oli nii kõrgel enne nagu ta oli. Üks asi, mis võib-olla ei meeldi selle vedrustuse juures, on see, et tagavedrustus on jube jäik. See on originaalvedrustus ja kui kuskil lamavatest politseinikutest üle sõita, siis ta reaalselt sa tunned, kuidas see hüppab ja kui sul pagassis on midagi, siis kõik need asjad seal lendavad korraks. Et natuke huvitav, ma täpselt ei tea, miks ta nii jäik peab tagant olema, aga jah, see on selle auto üks eripära. Auto on siis nagu te teate, pistikhübriid, ehk siis ees on laadijaava, taga paremal pool on siis bensiinipaagi-luuk, et saab siis mõlemat moodi sellega liigelda. Praegu üsna krõbe talv oli siuke -23, -24 isegi vahepeal oli näha, et siis täis akuga sai sõita circa 20 kilti. Suvel siiamaani on siuke 45-50 olnud, et nüüd sellest on ka facelift, neil on teise generatsiooni aku ja seal juba see 45-50 on isegi siuke nii-öelda halb päev, et seal on kindlasti juba siuke 70-80 täiesti reaalne. Kuna on siis pistikhübriid, siis bensiinimootor on 135 kilovatti, aku oli 55 kilovatti, kokku on 190 kilovatti ja ekstra boostiga, siis 10 sekundiks on tal kokku 215 kilovatti. Et siuke päris mõnus lisa. Aga kui su organism, su nii-öelda energia tahab ekstra boosti, siis meie kanali sponsor Bright on kindlasti päris hea lahendus. Üldiselt mõne lausega Brightist. Bright on siis põhimõtteliselt energiajook, aga täiesti teistsugune ülejäänud energiajookidest. Ta on looduslik, tal on kõik maitsed on naturaalsed, ei ole lisatud suhkruid ja kogu see energia kestab circa 6 tundi ja ta on siuke mõnus sujuv, et ei ole seda näiteks kohvi joomisega, mida ma tarbin väga palju, samuti kunagi tarbisin ka natuke liiga palju neid tavalisi energiajooke. Et nagu me teame, see ei ole tervisele kasulik, aga jah, Brightiga ei ole seda nii-öelda crash'i peale seda tarbimist mingi 4 tunni pärast, et näiteks nagu kohviga, et sul see energia tuleb ära ja siis kukub uuesti alla.
et üldiselt praegu neil on 4 maitset, lemon lime, blood orange, raspberry mint ja pineapple mango. Teisi kõike ma olen proovinud, mulle on väga meeldinud, vaatame, kus sellega läheb. Peab tunnistama, et see on ka päris mõnus ja üldiselt, miks mulle endale Bright väga-väga meeldib, on see, et ta on mahe. Ta on siuke hästi sujuva maitsega ja justkui nii-öelda see gaasilisus on seal maitsega, et kõlab natuke imelikult, jah, aga kindlasti kui vähegi võimalik, mine proovi järgi, brightdrinks.com, sealt teed tellimuse, kasutad sooduskoodi VAIN, saad 25% soodustust ka. Et jah, ses suhtes ütlen ausalt, ei promoks, kui endale ei meeldiks ja mulle väga meeldib. Samuti, ei tea, miks näiteks ka teile ei peaks meeldima. Aga nüüd auto juurde tagasi. Auto natuke on siin mingeid asju ümber tehtud, nagu ma ütlesin, erinevad mingi laiendid asjad, logod vahetasin ma ise ära, sest mulle see logo lihtsalt meeldib natuke rohkem. Jah, ei ole M-autoga tegu, tean. Nagu näha, siis autol on ka nüüd kleepsud peal. Suveks on mõned plaanid veel, et nagu näha, siis praegu on 18-tollised väljad, talvekad, suveks tulevad siis need originaalis, mis all olid 20 tolli. Või mitte originaalis, vaid eelmine hooaeg, mis all olid 20-tollised tagasi, aga maikuus loodetavasti saavad sükse päris huvitav uue värvi. Et, ja lisaks tuleb mingi muudatused veel. Ses suhtes üldiselt võib väga rahule jääda. Salong on üsna efektiivne, üsna ere sellel autol. Välimus mulle ka väga meeldib, sõiduomadused on päris head. Siuke natuke väiksem sportlikum auto, ruumikus on ka päris hea, aga eks mõned siuksed väiksed pisidetaili, mis häirivad, on ikka näiteks see sama vedrustus. Kui praegu päikese käes just pesime pese ise natukene auto puhtamaks, täitsa puhas ei ole, aga enne oli palju hullem, siis praegu on näha, kuidas tagatules on niiskus sees ja kui ma ei eksi, siis on ka minu arust teises tules. Täna isegi ei ole. Et selle tagatulega on jama ja kuna nüüd auto on juba 100 000 sõitnud, siis peab hakkama natukene mõtlema ka selle peale, et teha käigukasti õlivahetus, igaks juhuks diferentsiaaliolid ja nii edasi. Et üldiselt mina isiklikult seda autot olen hoidnud väga siukse ütleme siis pedantlikult, et õlivahetused siuke circa 10 000 tagant, sest ikkagi bensiinimootor, alati ikkagi mootori üldse soojaks ja nii edasi, et kui ise seda autot või sarnast autot endale vaatad, siis kindlasti soovitaks teha eelnevalt ostueelsed kontrollid, veenduda, et kõik õlivahetused, kõik asjad on õigel ajal tehtud. Ja samas ise, kui oled omanik, siis ka pigem soovitaks teha neid natukene varem, kui see 30 000 kilomeetrit, sest 30 000 on väga palju. Et auto küll ise adapteerub natukene, ta vaatab, kui palju sa kasutad elektrimootorit, kui palju bensiinimootorit ja siis ka vastav muudab seda välpa. Ja kas sa sõidad linnas, kas sa maanteel ja nii edasi. Et tänapäeva autod on ülinutikad, väga targad ja eks nad mingid asjad teevad sinu eest ära, mingid asjad nad aitavad sul kaasa mõelda. Aga samas jällegi ennetada mingeid vigu, ma arvan, ei ole väga halb asi. Et üldiselt õnneks mingit suurt sükest väljaminekut ei ole olnud, mingeid suuri vigu pole olnud, midagi laiali pole lennanud. Et ainus, mis oli siis turbolõdvik, mis originaalis hakkas juba vaikselt ära kuluma. Et siis selle ma vahetasin järelturu oma vastu välja, sest et need on natukene vastupidavamad ja tegelikult ka tulevikus on plaan natukene seda sisselaske osa seal edasi aretada. Aga ega ma arvan rohkem väga midagi ei olegi. Originaalvideot näete siis VAIN Visual kanalilt, see on oluliselt pikem, kui nüüd see video tuli. Kindlasti mine nüüd lumesulades loputan auto pese ises puhtaks ja mine kraba ka mõni Bright jook endale, sest tõesti väga head sponsorid, kes meil vaikselt tekkinud on ja mine toeta kanaleid, kes siis aitavad ka VAIN Visualil toimida. Nagu alati, eks me näeme, mis auto või mis juba järgmine kord siin videos on ja tšau. Just to grow me some plums. Keep the circle tight like a Michelin chef. Vaatame, mis meil siin pagasnikus veel on, mida ma proovida saan. Oppa! Võt see näeb hea välja. Proovime selle ära. Ilus plahvatuslik avang. Ja plahvatuslik maitsega. Mulle väga meeldib. Pole kuidagi sellist energiajoogi maitset, pigem selline värskuse maitse. Väga hea.
comes with respect. Silk robe dragging on the marble floor. Breakfast in bed. Girl, bring me some more.